Eelmine aasta stabiliseeriti pilti kõvasti. Seega valik on päris kirju. Milline on perfektne komplekt just sulle? Täna kõrvutame 3 komplekti, et valikut veidi lihtsamaks teha. Pea kõik komplektid on kompaktsed ja kasutavad enam-vähem samas suuruses sensoreid. Pea terve episood on salvestatud just nende 3 seadmega. Mis nad on ja mida nad lubavad? Esimene lahingusse astuja on GoPro Hero 7 Black, kes lubab kõik stabilisaatoreid tootvad ettevõtted pankrotistada. Mis siis, et GoPro enda pankrot on lähedal ja just selle mudeli potentsiaalne edu peaks neid päästma. Viimast loodetakse saavutada läbi hypersmooth tehnoloogia. Maainimeste keele on tegemist elektroonilise stabiliseerimisega, mis toimub läbi musta maagia. Keegi ei tea, mitu kitse ohverdatakse ja kui palju infot saadetakse Hiina Rahvavabariigi serveritesse, et see süsteem toimiks. Vahet pole kuidas, aga see toimib üle ootuste hästi. GoPro eeliseks on kasutaja mugavus, mis muutub iga uuendusega paremaks. Loov profiil ilma suurema susserdamiseta ja meeletult suur lisavarustuse valik. Seade maksab 420 €. Järgmine seade on DJI Osmo Pocket. Meenutab pigem mänguasja kui professionaalset tööriista, kuid mahub peopessa. Võrreldes GoProga on Osmol kitsam vaatenurk ja kahjuks puudub ka veekindlus. Kasutusmugavusele töötab vastu imetilluke ekraan, millele üritatud meeletult palju funktsionaalsust paigutada, mis muudab järgmise asja kuidagi tobedaks. Säri muutmiseks ja ISO lukustamiseks peab ühendama telefoni. Peale mida on Pocketi kõige suurem eelis kompaktsus kadunud. DJI muidugi otsustas, et tarbijat on tarka eksitada erinevate võimalustega, mis esimestes demoseadmetes olid olemas, aga valmis tootes mitte. Tarkvara uuenduste küsimus, aga ajaplaani, mil see juhtub, ei tea keegi. Lisaks on telefoni äpp veel üsna poolik ning pidevalt ette hüppab õpetusvideo, mida Glen ka Tehnika TVs mainis, väga tüütu. Hind on hea, aga täisfunktsionaalsuse jaoks on telefoni, hunnikut üleminekuid ja lisavarustust vaja, mis muudab hinna päris soolaseks. Tõdeda tuleb, et tegu on tõesti väikese seadmega ning kuskil turist olles kujutan ennast seda täitsa kasutamas. Ja viimane lahingus osaleja on DxO margi põhjal, hetkel vähemalt, kaameratelefonide kuningas videovõimekuse põhjal. Huawei P20 Pro. Telefoni eelis on selge. See on alati kaasas. Tehniliselt võttes on Huawei eelarve tarkvara arendamisel kindlasti suurem kui 2 eelneval kokku, mis võiks tekitada selge konkurentsieelise just pildi kvaliteedi osas. Ning mingi piirini oskab see kaamerasüsteem videot ka ise stabiliseerida. Sellest muidugi ei piisa. Lisame juurde Xiuni stabilisaatori. Ütle seda 3 korda kiiresti, nii et see ei tunduks roppusena. Täpselt. Paberil on kõik tore. Vaatame materjalile otsa. Tegime 3 lühitesti. Kuidas näeb välja pilt, kuidas stabiliseerib ning milline on heli tuule käes. Kõiki seadmeid kasutasime nii nagu enamus. Täis automaatrežiimis ja Full HD-s. Esimene test on pildi kvaliteet. Vaata nad ära, peale mida kirjuta kommentaaridesse, milline neist sulle kõige rohkem meeldis. A, B või C. Järgmisena vaatame, kuidas stabiliseerib. Jätta taas alla kommentaar, milline tundub sulle kõige sujuvam. A, B või C. Nüüd aga heli tuule käes. Tänane ilm on muidugi mega ja siin saame siis võrrelda omavahel tuule käes
Huawei P20 Pro heli, GoPro 7 heli ja Osmo Pocket heli. Tänane ilm on muidugi mega ja siin saame siis võrrelda omavahel tuule käes Huawei P20 Pro heli, GoPro 7 heli ja Osmo Pocket heli. Mega. Ja siin saame siis omavahel käes Huawei P20 Pro heli, Osmo milline siin sulle meeldis? A, B või C? Jäta aga kommentaar alla. Hunnik sisutud materjali vaadatud. Kuidas tundus? Ära unusta vajutada ka subscribe nuppu ja subscribe nuppu kõrval seda väikest kellaikooni. Nüüd on kindlasti küsimus, et mis nende tähtede taga siis peidus õigupoolest oli. A oli Osmo Pocket, B oli GoPro ja C oli P20 Pro. Siinkohal meie valikut ei tee ning ei ütle, kellele milline seade võiks sobida. Kas me peaksime mõnest neist natukene põhjalikumalt rääkima? Näiteks võrdlema Osmot 1DX-iga? Jäta kommentaar alla. Tarbi targalt, aitäh!